tere tulemast tagasi, mul on väga palju erinevaid varje praegu peas. Aga let's just roll with it. Mõtlesin täna teha video, mille kohta on nagu ülipalju küsitud. Ja selleks on siis mu tatoveeringud ja mu needid. Ja ma ütlen nii palju, et oleks mul raha rohkem, mul oleks terve keha tatoveeringuid täis. We be living the broke bitch life. Nii et not possible. Igatahes. Alustan siis sellest, et veits backstory, taustan neetidest. Backstory, mu esimesed needid olid mu tavalised kõrvaaugud. Ma sain need, kui ma olin äkki mingi aastane. Ja siis, kui ma olin umbes 10, siis need kasvasid kinni. Ja ma pidin, ma ei olnud nii vana, noorem. 8 äkki? Need kasvasid kinni ja pidin nad uuesti tegema. Ühesõnaga, ja need tavalised 2 olid mu esimesed. Siis järgmiseks mul tuli, ma arvan, ei soovita, kindlasti ei soovita, aga ma olin, kuidas seda öelda, ma olin oma kooli needistaja, ütleme niimoodi. Et me võtsime nõelad koolist kaasa, läksime kivi peale ja ma needistasin omajagu tüdrukuid seal ära. Tegin kõigile mitu kõrvaauku. Ja siis oli ka muidugi endale vaja. Ma arvan, et ma olen endale mingi 5 korda kõrvaauke teinud, aga ainult 1 nendest on alles. Ja ma ei tahtnud seda alles jätta, aga ta lihtsalt ei kasva kinni. Ma ei kannud siin mitte midagi 4 aastat ja ta lihtsalt ei kasva kinni. Ja see on see väga valesti tehtud teine auk siin. So I just roll with it. Ma olen selle jätnud. Ja kuna ta kinni niikuinii ei kasva, siis ma edes veel kasutada seda nagu. Ja selle ma tegin. Ma pakun, ma olin mingi 12, äkki 13 ja nagu palun ärge tehke kuskil ise, veel vähem kuskil õues kivi peal ilma mingi käsi pesemata, nagu sellest oleks võinud tulla kohutav, lihtsalt otse haiglasse, sepsis, veremürgitused, värgid, särgid, et nagu please, minge, käige professionaali juurde. Ja kõik mu needid peale siis nende 3 esimese, mida ma nüüd olen nimetanud, on tehtud alternatiivas. Ma sain 7. aprill 13 ja 8. aprill ma tegin nabaneedi endale. Seda ma näitama ei hakka, because chubby life. Peale seda teist neeti ma arvan, et ma läksin tegema oma... Ma tegin selle teise siia juurde esimesena. Ma olin umbes 14. See ei ole need, see on lihtsalt sünnimärk, nii et kui keegi küsib, miks ma sellest ei rääkinud, see on lihtsalt väga naljaka koha peal olev sünnimärk. Siis läks aastake mööda, ma olin 15, ma mäletan, ma olin 9. klassis, ma olin just lõpetamas suht, et ma olin just 16 saamas, kui ma tegin 3 neeti korraga. Ma tegin siia üles heliksi, siis ma tegin selle traaguse siia, see oli mu kõige vähem valusam kõrvaneet siia maale. Ja siis ma tegin siia teise augu. Siis läks nagu mitu aastat mööda, ma olin 20, kui ma tegin esimese näoneedi. Selleks oli mu nina. Arvatavasti üks mu lemmikuid neete nagu siia maale. Selle paranemisprotsess oli lihtsalt omaette karussell. Siia tuli muna peale. Mulle öeldi, et ma puhastaks ainult kummelteega, et ma ei paneks siia mingisugust teepuõli ega mitte midagi. Ainult kummelitee. Ja ma pakun 2 nädalat peale tegemist tuli siia siuke kõrge muna. Ja ma rokkisin seda muna mingi 3 kuud, sellepärast, et ma lihtsalt tegin kummelteega, aga see ei läinud ära, mitte miski ei aidanud. Ma proovisin lõpuks soolaveega, nagu saliinlahusega, see ka ei aidanud. Mõtlesin, ma ignoreerin seda nõu, mis mulle on antud ja ma lähen ostan teepuõli. Ostsin teepuõli nädalaga, oli kadunud. See muna reaalselt tuli nagu kihtidena. Koorus iga hommik tuli nagu siuke kuivand kiht ära. Ta ei olnud kärn, ta ei olnud koorik, ta oli nagu siuke kõva nahatükk. Ma ei oska seletada, aga nagu siuke nagu soolatüüka moodi, aga mu ninas. Siis peale ninaneeti tuli mul tegelikult smiley, mis mul siin oli. Ma ei tea, kas mul narmi ka näha, tegelikult ei ole, vaata. On küll veid, see valge tapp. Ja ma panen videoklippe ka. Ja see oli siis mu smiley piercing. Selle ma hoidsin suus 1,5 aastat, kuni mul venis
kidasid ülevalt nii ära, et ta ei olnud enam ilusa koha peal. See oli mu kõige valutum neet. Ma ei tundnud absoluutselt mitte midagi. Inglismaal pannakse tuimestust, kui neete tehakse. Ta andis mulle suud lõputada mingisuguse vedelikuga. Ja ainuke viis, kuidas ma sain aru, et mul neet on nüüd tehtud, oli see, et mul oli kanüül. Oli siin niimoodi. Oli mingi, okei. Smiley ma tegin Inglismaal, kui ma olin 21 vist. Siis ma kolisin Eesti tagasi ja sõitsin lihtsalt üks päev trolliga mööda Ristiku tänavalt. Ja mõtlesin, okei, ma tulen maha vaata. Ja läksin alternatiivasse ja tegin selle. See on siis frontal helix. Ka üks kõige raskesti paranev neet. Kohutav. Ja siis ma tegin siia. Seda pole näha. Tegin siia ka. Tegin siis helixi. Ja see läks mul põletikku. On niimoodi, et ma olin antibiootikumide peal. Mu kõrv, kui ma leian pilte, ma panen pilte ka. Mu kõrv oli lihtsalt kohutavalt paistes. Siis ma mõtlesin, et okei, et kuna see paistes on lokaalne sellele kohale, et äkki see infektsioon ei ole siia edasi liikunud ja ma hoidsin selle alles. Ma selle võtsin välja, kuigi kui sul infektsioon soovitatakse mitte välja võtta, kui sa ei ole antibiootikumide peal. Nii et ärge võtke infekteerunud on see sõna? Ärge võtke neeti välja, milles on infektsioon. Sest muidu see kasvab kinni, infektsioon jääb sinna sisse kinni ja see mäda ja kõik jama ei saa sealt välja tulla. 23 tuli mu eelviimane neet. Mu keeleneet. Ma ei tahtnud alguses üldse teha, sest minu jaoks keeleneediga inimesed olid nagu... neil on omamoodi maine, vaata. Kas ma mõtlesin nagu... Keda kotib? Ja tegin. Ja laavin. Ma ei tea, keda tänada, mida tänada. Minul esimene päev läks keel 5 tunniga. Nii paiste. Ja siis teine päev oli paistes, 3. päev oli paistes. 4. päeval mul läks keele alt. See kidasin nii valusaks, paiste ja siniseks. See oli 4. päev. Süüa ma sain nagu jäätis, chopsticksidega panin endale toitu põske ja üritasin nii, et kuidagi neelata ja närida, et keel nagu ei liiguks. Oli raske küll. Ja siis 5. päeval hakkas nagu paistet salla minema, sain keelega liigutada. Funny story, kui sa keeleneedi teed, alguses sa ei oska keelt suust välja panna. Ma tean, see kõlab nii imelikult, aga sa ei oska nagu... Sa ei saa niimoodi teha, sest su keel lihtsalt on kinni. Misti! Viimane neet oli ja on siiani mu huuleneet. See on mu absoluutne kõige lemmikum neet, mis ma ever teinud olen. YouTube'is oli üks tüdruk, kellel oli samasugune neet ja see oli täpselt nii, et ta ei olnud siin, mulle see ei meeldi. Ta oli just täpselt selle huule nagu kurvi all ja ma armusin ära ja ma läksin sinna, ütlesin, et ma tahan sinna. Täpselt selle nagu huule alla, ta ütles, sellega võib raskusi olla, et see võib välja kasvada. Mõtlesin, vahet ei ole, teeme. Pole kuskile kasvanud. Kaua ta mul nüüd olnud on? 8 kuud, peaaegu aasta varsti. Nii, oleme jõudnud tätoveeringute juurde. Esimese tattoo ma tegin, kui ma olin 18. Ja ma olin just saanud 18 kevadel, suvel tegin. Ja see on... Kohe näitan. See on nii kohutav tätoveering ja ma olen punase vastu allergiline. Nii et mu keha lükkas selle punase värvi nagu sekundiga välja. Need on mul linnukesed siis. Ma ei tea, sellel ei ole mingit mõtet. Ma olin lihtsalt 18, ma nägin pilti ja ma tahtsin tätoveeringut. Järgmine tätoveering tuli mul... Siin. Kuniks elu, seniks lootust. See on mul üks kõige tähtsamaid tätoveeringuid. 20 äkki, kui ma selle tegin. Ja siis mu viimased 3 neeti tegin ma ühel samal päeval.
siin. Kõik küsivad kogu aeg, mida see tähendab. See on 28.04.1976 ehk siis 28. aprill. See on minu emme sünnipäev. Ja kuna mu emme on mulle kõige tähtsam inimene maailmas, siis see on mu südame pool. Ja siis küsitakse hästi palju, mis need on. See on minu jääratattuu, sest ma olen jäärapurikas. Ja ta on siuke ülibasic, mitte midagi erilist, lihtsalt eksisteerib. Ja teisel pool on kolmnurk, mis tegelikult niipidi on vesi. Ma tahtsin teda niipidi, aga tätoveerija ütles, et niipidi, nii kuidas ta mul on ilusam, et siis ta paralleel on sellega. Ühesõnaga, tegelikult ta peaks olema niipidi, sest ta peaks olema tuli, mis on nii-öelda jäära element siis. On tuli, sest ma olen a fiery bitch. Need on siis kõik mu needid, mu tätoveeringud, veits backstory'd. Kui vanad ma nende viimastega olin? 21 äkki? Issand, ma pole 4 aastat tätoveeringut teinud. On aeg. Aga jaa, see on siis mu tattoo story, mu needi story. Sain teie küsimustele vastatud äkki? Sest nagu te tõesti küsite palju, mida, mis tähendab, kui valus miski oli. Reaalselt ma ei tunne valu. Aga jaa. Loodan, et teile meeldis. Thumbs up, subscribe, kommenteerige midagi nunnut. Ja nii palju kassi karvu. Ja mis seal ikka? Peace and love to all of y'all.